Tere tulemast meie tänasele webinarile, mille käsitletav teema on andmelaod. Minu nimi on Tanno Pärli, ma olen ärianalüüsi konsultant ja täna me vaatame ärianalüüsi ja andmeladude teemat natuke sellisest inimlikumast vaatenurgast. Ehk kõige rohkem kasu arvatavasti tänasest webinarist on inimestele, kes on kas ärijuhid või spetsialistid mõnes äriettevõttes ja ei ole otseselt IT-inimesed, kuid ometigi peavad kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja aitama teha otsuseid nendes küsimustes, mis puudutavad ärianalüüsi ja andmeladusid. Kõigepealt me alustame täna sellest, et me siirdume natuke inimlikumate teemade juurde ja teeme mõned avastused elust enesest. Esimene avastus elust enesest on see, et inimesed on emotsionaalsed ja sageli otsuseid ja valikuid tehes kiputakse valima lihtsam või meeldivam või usaldusväärsem tunduv lahendus, samas kui tehniliselt või majanduslikult võib see olla mitte just kõige parem valik. Ja seda laadi teemadest me proovimegi täna selgust saada. PCS Itera on Microsofti ERP ja HRM, CRM-süsteemide müüja juurutaja ja kui me räägime näiteks ärianalüüsi raportitest, siis me tänases kontekstis peame silmas Power BI'd ja kui me räägime pilveteenustest, siis me peame silmas Microsoft Azure'i või Fabriku keskkonda. Nüüd teine tähelepanek elust enesest ja inimestest on veelgi huvitavam. Selleks, et seda mõista, tasuks meil kõigil meenutada, et mis tunne oli olla algkooli esimestes klassides matemaatikatunnis. Paljude jaoks see väga meeldiv kogemus ei olnud, sellepärast et numbrid on igavad ja selleks, et neid matemaatikaülesandeid lahendada, peab pingutama ja see on raske, aga mingit emotsionaalset stiimulit seal sees ei ole. Ehk 90% inimestest ei taha eriti numbritesse süüvida ja püüda nagu seda mõtestada, et mida need numbrid tähendavad ja mida nendest numbritest peaks järeldama ja kuidas nende numbrite baasil peaks midagi otsustama. Aga see pole veel kõik. Ehk kõigi organisatsioonide ja ettevõtete ja firmade numbrid korjatakse kokku Statistikaametisse. Pannakse kokku üleriigiline statistika, mis on üks suur numbrikogu. Ja seda tehakse selleks, et poliitikud, kes korraldavad meie riigi elu ja teevad poliitikat, peaksid vaatama nendele statistikanumbritele otsa ja tegema selle baasil informeeritud otsuseid. Aga üllatust, 90% ei vaata nendele statistikanumbritele väga sügavuti otsa. Kui see tundub nüüd päris perspektiivitu olukord olevat, siis tegelikult täna me lahendame tehisintellekti kaasabil selle probleemi ära. Ehk me võtame tehisintellekti appi ja paneme ta meile lugusid jutustama sellest, mida need numbrid tähendavad. Nüüd, kui minna edasi ärianalüüsi ja andmete ja andmeladude juurde, siis alati, kui seda teemat hakatakse käsitlema, siis minu isiklik tähelepanek on see, et mõningatest sellistest lihtsatest põhitõdedest, mis on kohustuslikud, tahetakse lihtsalt üle hüpata. Esimene nendest põhitõdedest on nüüd siin ekraani peal. Ehk andmed ei ole informatsioon. See on ikkagi päris tavaline, et firmades on erinevaid arvutiprogramme, erinevaid süsteeme ja nad kõik koguvad omale kusagile mingeid andmeid ja salvestavad neid. Ja tulemus on see, et andmeid on palju
aga andmed on selliste tükikestena nagu Lego klotsid igas nurgas laiali. Ja kokku informatsioonipilti nad meile ei anna. Ja selleks, et nüüd hakata üleüldse mingisugustki ärianalüüsi tegema, selleks on vaja kõigepealt korjata kõik need andmetükid igalt poolt kokku ja anda neile konkreetne struktuur ja kontekst, mis muudab nad informatsiooniks. Ja see on tegelikult oluline, sellepärast et andmed on seal infomudelis täpselt need samad, aga nad on struktureeritud ja korrastatud teistmoodi, nendest on midagi kasulikku tehtud. Ja samamoodi selles infomudelis, mille pealt tehakse aruandeid ja analüüse, on andmed tavaliselt tabeli kujul. Ja kui me vaatame sellist tabelite struktuuri, siis infoloogia kui teadus ütleb meile, et kõik, mis on universumis üldse olemas, saab jagada 2 kategooriasse. Tegemist on kas objektiga või sündmusega. Ehk selline lihtne näide, et kui Mikk ja Mann korjasid reedel õunu ja laupäeval korjasid ploome, siis sellest ühest lausest saab juba korjata välja 3 objektitüüpi ja 1 sündmuse tüübi ja panna nad andmebaasi tabelitesse. Mikk ja Mann on objektid, mille objektitüüp on inimene. Õunad ja ploomid on objektid, mille objektitüüp on puuvili. Ja reede ja laupäev on objektid, mille objektitüüp on nädalapäev. Nüüd tõsiasi, et nad õunu korjasid ja tõsiasi, et nad ploome korjasid, need on sündmused. Ehk see on teine infoloogiline tüüp, sündmus kui selline. Ja tehniliselt infomudeli tabelites kõik need tabelid, mis sisaldavad objekte, neid kutsutakse dimensioonitabeliteks ja kõik need tabelid, mis sisaldavad mingit infot mingite sündmuste kohta, milles need objektid on osalenud, neid kutsutakse faktitabeliteks. Ehk siin praegu selle slaidi peal me näemegi ühte sellist klassikalist infomudeli andmestruktuuri. Praegusel juhul siin on tegemist olukorraga, kus on paremal üleval nurgas olev tabel on klientide kohta ehk objektid, mille tüüp on klient, kliendi dimensioon. Vasakul all nurgas on sellerid ehk müüjad, kes müüvad mingeid teenuseid ehk jällegi objektide tabel, dimensioon tüüpi müüja. Ja siis on 3. kalendritabel. Infomudelis on üldkasutatav praktika see, et kõik kuupäevad pannakse ka tabelisse kui objektid. Et kui te mõtlete, et kuidas tehakse neid hästi fancy'sid aruandeid, kus asjad grupeeruvad, filtreeruvad nädalate kaupa, kvartalite kaupa, nädalapäevade kaupa või kuude kaupa, kuidas see nii hästi sujuvalt toimib, siis ta toimibki niimoodi, et tehakse dimensioonitabel kõigist kuupäevadest, mis kalendris on, ja sinna sama tabelisse arvutatakse juurde aastanumber, kuunumber, nädalapäevanumber, kvartalinumber ja need on valmis kujul juba dimensioonitabelis olemas, nii et pärast hiljem aruannetes saab nende kaupa filtreerida, grupeerida väga lihtsalt. Ja see keskmine tabel, faktitabel, siin on registreeritud sündmused ehk kes milliselt müüjalt, millisel kuupäeval, milline klient, missugust teenust ostis. See on sündmuste tabel. Tehniliselt kutsutakse teda faktitabeliks. Ja oluline on mõista seda, et see selline infomudeli tabelite struktuur on see asi, see struktuur, millesse on vaja kõik olemasolevad andmed ümber struktureerida. Ehk võtta sealt, kus nad on ja panna sellise struktuuriga tabelitesse, et selle pealt saaks teha aruandeid ja analüüse ja dashboardisid. Et
niisuguse infomudeli struktuuri omamine on asi, millest ärianalüüsi ja ka andmeladude puhul lihtsalt kergelt üle hüpata ei saa. Nüüd, kui me läheme edasi, siis andmeladu iseenesest on just selline lahendus, mis korjab kõigist süsteemidesse andmed kokku, töötleb nad ümber ja salvestab sellesse infomudeli struktuuri, et selle pealt saaksid aruanded ja analüüsid töötada. Ja esimene küsimus, mis nagu ettevõtetes kohe inimestel tekib, et andmeladu see kõlab kuidagi nagu just nagu suurelt ja keeruliselt, et kas kuidagi lihtsamini ka saab. Et siin koha peal me peame nagu aru saama sellest, et kõigi kaupade ja teenuste puhul, mida turul müüakse ja ostetakse, kõigil sellistel tehingutel on 3 omadust. On kiirus, on kvaliteet, on hind. Ja selle kohta öeldakse, et kui sul väga veab, siis sa saad nendest 3-st 2. Noh, kui nii hästi ei vea, saad 1. Aga mitte kunagi ei saa kõike 3 korraga. Ehk põhimõtteliselt peab valima. Noh, kujutame ette, et kui me ostame mingi kauba või teenuse, mille saab kiiresti mugavalt kätte ja mis on ülimalt kvaliteetne. Millega siis on tegu? No, tegu on ilmselt luksuskauba või teenusega ja ta ei saa olla soodsa hinnaga, sest ta on luksuskaup. Nüüd, kui me võtame mingi kauba või teenuse, mis on kvaliteetne ja samas soodsa hinnaga, siis üsna tõenäoline on see, et me peame kas väga kõvasti kulutama aega sellele, et kusagilt seda soodushinda leida, või siis me peame selle asja nii-öelda oma tööga pikema aja jooksul välja arendama, nii et ta on hästi kvaliteetne, kuid samas saadud soodsa hinnaga. Ja kui me võtame sellise toote või teenuse, mis on kiire ja soodus, siis tegemist on kiirtoidufenomeniga ehk väga kvaliteetne ja tervislik ta ilmselt olla ei saa, aga kiiresti saad kätte ja odav on ka. Ja see sama 2 põhiomaduse kombinatsioonide mudel kehtib ka ärianalüütika lahendamise puhul. Ehk kui andmeladu võib mõnele inimesele, kes seda teemat hästi ei valda, tunduda natukene suur ja keeruline asi, siis tekib kohe küsimus, kas kiiremaid, lihtsamaid lahendusi on ka olemas. Ja loomulikult on. Esimene on siin see vasakpoolne komplekt 2 kastist, on andmed ja on Power BI aruanded. Ehk võetakse algandmed, tõmmatakse otse Power BI aruandesse sisse. Seda infomudelit, kus on jagatud dimensioonideks ja faktideks, on meil ikkagi vaja. Ehk siis andmed laaditakse aruandesse, aruande sees transformeeritakse ümber nendeks nii-öelda infomudeli tabeliteks ja siis tehakse sellest aruanded, tabelid, graafikud. Ja see on see kiirtoidu variant. Ehk niimoodi saab väga kiiresti esimesed aruanded tehtud ja esimesed tulemused kätte ja praktiliselt need tegevuskulud nagu selle aruande tegemiseks on ka väga väikesed, tundub väga mõnus. Ja nii nagu selle kiirtoidu fenomeni puhul on, et niisugusel lahendusel on, see toimib hästi, kui teda on vaja kiiresti mingi ühekordse tulekahju kustutamiseks, mingi probleemi lahendamiseks. Aga pikas perspektiivis niisuguse lahenduse kvaliteet jätab soovida. Esimene probleem, mis sellisel puhul tavaliselt ilmneb, on see, et kuna võetakse otse algandmed, siis algandmete kvaliteet erinevates kohtades, erinevates süsteemides ei pruugi olla alati kõige parem. Ja kuigi kõik arvutisüsteemid peaksid nagu valideerima neid andmeid,
ja vaatama, et nad saavad korralikult sisestatud ja mis peab olema, see on olemas ja nii edasi ja kõik on õiges formaadis, siis inimesed, kes andmeid sisestavad, on ikkagi leidlikud. Ja nad suudavad mingid andmed panna süsteemi sisse kas valel kujul või mingi võtmevälja, mille järgi andmeid teiste andmeobjektidega seotakse, tühjaks jätta või mingit muud sellist tempu teha niimoodi, et kui need andmed on aruandesse sisse tõmmatud ja proovitakse sellest aruannet teha, siis selle asemel, et saada ilus toimiv aruanne, hakkab tulema riburada pidi igasuguseid veateateid. Muidugi need vead on järjest ükshaaval parandatavad, aga siin tekib, kui nende vigade otsimise ja parandamisega peab väga palju vaeva nägema, siis hakkab järjest rohkem tekkima küsimus, et kas see ongi nüüd nii väga kiire ja kas see ongi nüüd nii väga odav lahendus, kui sellele nii palju aega kulub, et neid vigu peab otsima. Teine, veelgi suurem probleem sedasorti lahenduse juures on see, et Power BI on ikkagi tööriist aruannete visualiseerimiseks ja presenteerimiseks. Ja kui need andmed on täies mahus ja mitmekordselt ümber struktureerituna seal aruande sees, siis ühel hetkel võib lihtsalt selle aruande mälu või mõni muu ressurss otsa saada ja siis peab tõdema, et see aruanne sellisel kujul lihtsalt ei tööta ja tuleb hakata otsast tegema kuidagi teistmoodi. Nüüd siin parempoolne pilt sellel slaidil, mis koosneb 4 kastist. See on nüüd natukene kvaliteetsem ja põhjalikum lahendus. Selle tegemine on ilmselt natuke aega nõudvam ja samas ressurssi nõudvam kui lihtsalt niimoodi otse aruande tegemine. Aga siin on omad selged eelised. See tähendab seda, et seesama infomudel, millest ma rääkisin, kus tabelid on jagatud dimensioonideks ja faktideks, mis on nagu õige struktuur aruannete analüüside tegemiseks, et sellises struktuuris andmed salvestatakse eraldi ühte andmebaasi maha. Ehk see on see kollane kast infomudeli andmed ja siis on meil nii-öelda andmete laadimise skript, mis võtab algandmed allikast. Selle ümberlaadimise skripti käigus võib ka veel mingeid andmete formaate parandada või õigeks teha või sobitada, võib vigaseid kohti täita vaikimise väärtustega ja sedasi ära hoida väga palju erinevaid probleeme ja juba selline korrastatud kvaliteedikontrolli läbinud andmestiku salvestada infomudeli andmetesse õiges struktuuris. Nii et sealt edasi selle Power BI aruannet tegema minnes saab võtta juba sealt infomudeli baasitabelitest korralikud ja õigest struktuuride andmed ja tegeleda ainult aruannete analüüside kujundamisega. Kui nüüd minna veel edasi, siis tegelikult kolmas variant, mis on paratamatult kõige töökindlam, kõige kvaliteetsem, ongi andmeladu. Ja siin on nüüd selle nii-öelda ärilise valiku 3 punktist kõige tugevam on kindlasti kvaliteet ja töökindlus ja selle juures peab vaatama, et kuidas siis see nii-öelda investeering või maksumus või selle asja hind ja samas selle tegemiseks kuluv aeg mahuksid optimaalsesse ruumi ära. Andmelao põhimõte on see, et ta korjab erinevatest allikatest andmed kokku ja kõigepealt esimese sammuna ta teeb kõigist andmetest muutmata kujul enda sisse koopia ehk sisuliselt dubleerib ära. See andmete koopia toimib väga hästi sageli ka arhiivina selles mõttes, et nii mõneski süsteemis on kombeks vanemad andmed kustutada ja
ja sel juhul on nagu lihtsalt selleks kustutada, et tegemist on operatiivse süsteemiga, mis peab kiiresti töötama. Ja see on väga hea lahendus, et ajalooline üle pikema ajaperioodi koopia on andmelaos ikkagi olemas, kuigi seal algallikatest on võib-olla juba need vanemate perioodide andmed ära kustutatud. Järgmine on ümbertöötlemise etapp, kus põhimõtteliselt on võimalik teha vahepealseid arvutusi ja grupeerimisi, struktureerimisi ja vahetulemused maha salvestada selleks, et nende poole hiljem pöörduda ja uuesti ja nad edasi kanda infomudelis. Nüüd see infomudel, kolmas kast on seesama, mis oli ka eelmisel slaidil selle skripti puhul. Ehk see on eraldi andmebaasi tabelite komplekt, kus on dimensioonitabelid, mille sees on objektid ja faktitabelid, mille sees on sündmused. Ja see on see õige struktuur, mille pealt on lihtne ja praktiline teha aruandeid, analüüse ja kõike muud vajalikku. Microsofti Azure'i ja Fabricu pilves räägitakse sellisest asjast nagu medaljon andmelao struktuur ja seal on andmelaol 3 kihti nimetatud pronks, hõbe ja kuld. Sisuliselt me räägime samadest asjadest. Ehk see andmekoopia osa on pilve andmelaol pronksi kiht, see ümbertöötlemise osa on hõbeda kiht ja see õiges struktuuris infomudel, mille peal aruanded jooksevad, on siis see puhas kuld. Nüüd tehisintellekt, populaarne teema. Kui me rääkisime sellest, et 90% kõigist inimestest, et nad taha eriti numbreid analüüsida ja numbritesse süüvida ja samas informeerituse mõttes oleks kasulik seda teha, siis numbreid ei taheta sellepärast, et nad on igavad. Samas kõik inimesed räägivad ja kuulavad huvitavaid lugusid. Selline storytelling on nagu väga kõva sõna, see huvitab kõiki. Huvitavat lugu on igaüks valmis kuulama või lugema. Ja firmades on sageli tööl sellised inimesed nagu kontrollingu juhid või finantsanalüütikud või finantsjuhid. Kui hakata vaatama, mida nad igapäevaselt teevad, siis tegelikult nad teevad seda, et nad vaatavad numbritele otsa, saavad sellest aru, mida need numbrid tähendavad ja siis nad kutsutakse direktori kabinetti ja nad räägivad huvitava loo, mis värk meil nende numbritega on. Ehk põhimõtteliselt nad on numbrite ümberjutustajad. Ja tehisintellekti kontekstis tänapäeval võime me seda pakkuda tehnilist leevendust ja panna tehisintellekti numbreid analüüsima ja lugusid jutustama, mida need numbrid tähendavad. Ja kuidas seda teha? Kohe näitan, ma hüppan korra siit slaididest välja. See on Microsofti Power BI desktop. See on see keskkond, millega visualiseeritakse aruandeid. Seda võib igaüks oma arvutisse ise installida ja kasutada see nii-öelda oma enda arvutis desktop versioonina on täiesti tasuta. Nüüd ma olen teinud sellise aruande, kus vasakul üleval nurgas on tabel. Siin on aastate kaupa mingid käibenumbrid, kasuminumbrid ja kasumiprotsendid. Ja selle tabeli all on graafik, mis näitab neid samu numbreid. Ja kolmas element, kõige suurem osa sellest leheküljest on põhimõtteliselt jutt ehk kirjeldus selle kohta, mis numbrid meil siin on ja mida need numbrid tähendavad ja kuidas neid peaks mõistma. Selle jutu on kirjutanud teada-tuntud ChatGPT. Nagu praegu ei süüvi küll sellesse, kas ta selle jutu sees valetas ka või luuletas midagi juurde. Aga põhimõtteliselt on see põhjalik selgitus sellest, et mida need numbrid siin aruandes tähendavad. Ja kuidas ma seda tegin? Alustame sellest, et mul on algandmed siin Exceli tabelis. Ja kui ma nüüd muudaksin need algandmed ära,
teeksin 1 miljonist 2 miljonit ja mõne koha peal teeksin 3 miljonist 1 miljoni. Need oleksid need algandmed mul hoopis teistsugused. Nüüd ma salvestan selle Exceli tabeli. Panen ta kinni. Ja nüüd ma olen teinud sellise programmi. See programmeerimiskeel on Python ja ma saan aru, et inimesed, kes ei ole ise programmeerinud, nende jaoks programmeerimiskeeles asjad paistavad väga hiinakeelsetena. Et nendest on keeruline aru saada, aga siin on neid sammusid, mida see programm läbi teeb, on üsna vähe, et see ei ole väga keeruline. Et esimesed 2 rida on see, et ma ütlen, et näed, mul on üks Exceli tabel, teine Exceli tabel, seal on andmed. Järgmine on korraldus reset messages, ehk ma ütlen programmile, et ma hakkan tegema uut prompti ChatGPT jaoks, täiesti uut alust. Järgmine on getJSON, mis tähendab seda, et ta pöördub sinna Exceli tabelitesse, korjab sealt kõik need andmed kokku ja formaadib ümber JSON formaati, mis on lihtsalt tehisintellektile paremini loetav kui Exceli tabel. Ja nüüd ma hakkan koostama seda prompti ChatGPT-le. Ütlen, et lisame message'i, milleks on need andmed, see JSON ise. Ja siis sinna lõppu andmete järele lisame veel teksti, lisame juhised. Et vaata ülesannetena antud aastate käibe ja kasumi protsendi arengut ja nii edasi. Ehk põhjalik seletus, mida peab vaatama, kuidas peab andmeid analüüsima. Ja nüüd see prompt on tulnud kokku konkreetselt minu andmetest ja minu juhistest, mida nende andmetega teha. Ja nüüd ma annan talle ChatGPT-le selle prompti kätte, palun tal sellest läbi närida ja selle tulemuse prindin ekraanile. Viimane rida on see, et ma salvestan selle tekstiga oma andmete hulka selleks, et teda aruandes kuvada. Ja põhimõtteliselt praegu võin ma teha seda, et ma panen selle programmi käima. Siit on näha, et ta käib mõnda aega, see võtab natuke aega. Ta teeb praegu seda, et kõigepealt pöördub andmetesse, korjab need andmed kokku, paneb nad ChatGPT jaoks selle prompti sisse. Kui see on pandud, siis sinna lõppu juurde paneb ta tekstikujul juhised, kuidas neid andmeid analüüsida, mida nendest järeldada ja missuguse teksti nende andmete pealt peaks see tehisintellekt mulle genereerima ja kätte andma. Ja kui ChatGPT on nüüd selle jutu minu jaoks kokku pannud, nii, pani. Siis, nagu me nägime, ta kirjutab selle ekraanile ja salvestab ka sinna andmete juurde. Ehk nüüd ta tegi selle ära. Ja kui ma nüüd lähen siia samma aruandesse tagasi, siis see on see pilt, mida me eelnevalt nägime. Praeguseks on andmed muutunud, numbrid on muutunud, graafik peaks olema muutunud ja ka tekst, mida need numbrid tähendavad, peaks olema muutunud. Ja kui ma vajutan siin aruandes refresh nuppu, siis ta värskendab mul andmed ära ja juhtub see, mida oodata oli. Ehk siis numbrid tabelis muutusid ära, graafikutulbad muutusid ära teistsuguseks ja ka see tekstiline selgitus, et mida need numbrid nüüd sellisel kujul tähendavad, ka see tekst muutus ära. Ehk siis tehisintellekti abil teeme me igavatest numbritest huvitava jutu, mida loodetavasti tahavad lugeda ka need inimesed, keda on maailmas tegelikult väga palju. Nüüd ma lähen siia meie slaididesse tagasi. Ehk see oli see slaid, et põhimõtteliselt me teeme andmetest andmelao, seal struktureerime andmed ära õigesse infomudelisse ja selles õiges infomudelis lisaks sellele, et see on kasutatav tabelite graafikute tegemiseks aruandes,
sellest samast infomudelist anname andmeid kätte ka tehisintellektile, kes kirjutab meile inimkeelsed jutud selle kohta, mida need numbrid tähendavad. Nüüd järgmine küsimus on see, et kui me ajame oma ärianalüütikas taga kvaliteeti ja selle jaoks on meil vaja omada andmeladu, mis andmed kokku korjab, koopiad omab, ümber struktureerib, siis kas seda teha nii-öelda pilveteenusesse või soetada oma nii-öelda majasisene on-premise server ja teha seda andmetöötlust seal. Kui me vaatasime seda tehisintellekti teemat, siis selles tehisintellekti teemas ma pidin hüppama ringi erinevate keskkondade vahel ja igasuguseid asju käivitama ja järgemööda, et see asi toimiks. Et tegelikult on esimene ja kõige suurem eelis, miks peaks üldse ärianalüüsi ja andmete teemadega pilvelahendusse minema. Esimene äge argument selle poolt ongi just see, et internetis olevad pilveserverid on palju avatumad, palju paindlikumad selleks, et siduda kokku erinevaid keskkondi, nagu näiteks andmed ja tehisintellekt ja andmevahetus muude süsteemide ja keskkondadega. Ehk see on pilvelahenduse poolt rääkiv asi alati. Ja kui andmeladu teha nii-öelda SaaS-lahendusena pilve, see tähendab seda, et see andmelao osa on pilves, me laadime kõik andmed sinna pilve andmete koopiakasti ja siis seal pilves seesama andmeladu võtab, töötleb need andmed ümber, salvestab nad sinna infomudeli struktuuri ja ka need Power BI aruanded, mis siis selle infomudeli pealt aruandeid kuvavad, ka need siis asuvad seal samas pilves, on kergesti kõigile kättesaadavad, vaja on ainult kasutajakontot ja internetis surfamise brauserit ja õigust aruannetele ligi pääseda. Ja kõik toimib väga hästi. Nüüd, miks üldse keegi peaks tegema andmeladu oma majas, oma serveris ja pilve mitte minema? Sellise SaaS-lahendusel andmelao puhul on küsimus selles, et peab vaatama seda majanduslikku põhjendust. Kui firmal on oma majas omad serverid ja omad spetsialistid, kes neid administreerivad, üleval hoiavad ja hooldavad, siis see kulu on juba tehtud ja see on jooksev püsikulu, ehk see on olemas nagunii. Ja andmelaoga pilveminek on teise sama suure nagu kuluartikli juurde võtmine. Ehk tegelikult oma serverite peal olemine, kui nad on juba olemas ja inimesed, kes neid käigus hoiavad, on ka olemas, on variant, mida majanduslikel põhjustel tasub kaaluda. Küll on see SaaS variant parem siis, kui oma majas IT-inimesi üldse ei ole, kes nagu serveritega majandada oskaks. Sel juhul on pilveminek peaaegu ainuke mõistlik lahendus. Teine asi, miks vaadatakse oma serverite suunas, on see, et tegelikult vaadatakse neid samad pilveteenuse litsentsikulusid. Ja see on selline väga kohati kõhedust tekitav valdkond. Põhimõtteliselt pilveteenus on nagu mobiiltelefon. Ehk sa teed mobiilifirmaga lepingu, valid mingi paketi, millel on mingi kindel kuumaks ja siis, kui sa räägid rohkem ja kasutad igasuguseid veel mingeid teenuseid, ostad mingisuguseid mobiilset parkimist või midagi, siis kõik see läheb sellele paketi hinnale veel otsa, sõltuvalt sellest, kui palju sa kasutad ja siis kuu alguses sa saad eelmise kuu kohta arve ja oled üllatunud, et oi, miks see arve nii suur on. Ja siis vaatad selle arve peale, et oi, ma olen nii palju igasuguseid asju kasutanud. Aga see on nüüd olukord, kus sa selle arve maksmisest enam ei pääse. Ja tegelikult see SaaS-lahendus on samasugune. Seal need andmete hoidmise, töötlemise paketid on
sellised, et nendel on püsikuutasu sõltuvalt, kui suure ja võimsa paketi sa võtad. Ja siis sõltuvalt sellest, kui palju sa kasutad seda andmemahtu, protsessorit, mälu kõike seal nendes pilveserverites, sõltuvalt sellest sealt tarbimise põhiselt arvutatakse veel raha juurde. Ja see on täiesti mõistetav, et kui sa oled nagu firma juht ja tahad sellist otsust teha ja sulle öeldakse, et võta valipakett ära, hakka kasutama, kui suuri kuluarveid sa tulevikus saad, seda ei tea, see siis paistab, aga kinni pead kõik maksma. Noh, mis tahes ärijuht ütleks selle peale, et stopp, ma tahan ikka oma kulusid kontrolli all hoida, ma tahan oma majandustegevust ikkagi planeerida ja juhtida, et see, et arve võib tulla mida iganes ja ta tuleb selline üllatusena, et see mulle eriti ei sobi. Ja tegelikult, kuidas nagu saada teada, kui suur see pilveserverite kulu nagu sellisel puhul oleks, sellel ei olegi ühte head ja lihtsalt õiget vastust. Ainuke võimalus on see, et analüüsida ära, kui palju on andmeid, kui sageli neid töödeldakse ja teha mingisugune väiksem eksperiment ja mõõta selle tulemused, kui palju selle eest raha küsib. Et teistmoodi nagu väga hästi prognoositavaks seda numbrit ei saa. Ehk see klassikaline olukord, kus mõne firma juht tuleb IT-firmas, ütleb, et ma tahan lahendust, öelge konkreetselt, palju maksab, ma tahan lõplikku summat, ma ei taha sentigi rohkem maksta. Et ükski teenuseosutaja ei oska seda lõplikku summat öelda, kui ta ei ole teinud eelnevat analüüsi, uuringut ja natuke nende andmemahtudega katsetanud. On veel üks variant. See on nii-öelda hübriidlahendus. See tähendab seda, et see kõige andmemahukam ja töömahukam osa on, see andmeladu on enda serveris, oma majas. Enda serveri kulu on püsikulu ja kui andmemahud või mingid töötlemise mahud lähevad suuremaks, nad võtavad lihtsalt natuke rohkem aega, aga rahaline kulu on ikkagi sama. Ja see hoiab seda eelarve poolt nagu kontrolli all. Nüüd andmeladu omaenda serveris tekitab samuti selle infomudeli ja siis kasutatakse SaaSis ainult seda varianti, et sellest infomudelist tehakse koopia sinna pilve ja selle peal jooksevad Power BI aruanded. Ja sellisel kujul saab selle ka pilvekulude osa hoida üsna väikse ja lihtsa prognoositava ja eelarvestatava. Niisugust mudelit, hübriidlahendust üldiselt kiputakse valima kahel juhul. Esimene variant on see, et ettevõttes on juba mingi tarkvara, mis eeldab oma suuri servereid, kas tootmises või laos või kusagil. Ehk serverid ja inimesed on juba olemas ja nüüd suurte summade maksmine nagu uuesti nagu serveriruumi eest pilves on nagu justkui topeltkulu. Teine situatsioon, kus võidakse nagu seda laadi hübriidlahenduse peale minna, on see, et mõnel puhul on see väga range eelarvepoliitika. Ehk kas tegemist on riigiasutusega, kus ei tohi nagu sentiga rohkem kulutada, kui eelarves on, või on tegemist mõne ettevõttega, kuhu mõni välismaa investeerimisfond on kõvasti raha investeerinud, andnud väga niimoodi karmi eelarve ette ja tavaliselt äriettevõttes on ikkagi see, et kui on vajadus ja teistsugune olukord, minnakse juhtkonna juurde, küsitakse ja saadakse nagu luba rohkem kulutada, aga mõnel puhul on eelarvepoliitika väga karm ja sellise hübriidlahendusega saadakse sel juhul oma see serverite kulu muuta nii-öelda planeeritavaks, prognoositavaks püsikuluks. Kuigi tehniliselt on see natuke keerukam lahendus, sest tuleb samaaegselt nagu administreerida ja käigus hoida kahte keskkonda, nii oma serverit kui pilveserverit. Ja kui nüüd jõutakse sinna, et oleks vaja alustada, et jõutakse äratundmisele, et andmeladu kui niisugust oleks vaja ja oleks vaja
alustada selle arendusega, siis lihtsad sammud, et kuidas sellega algust teha. Esimene on see, et tegelikult ärieesmärgid, mida me üldse sellest ärianalüütikast tahame teada, mis küsimustele ta peab vastama. See ei ole üldse, see on äriprotsessi, ärimudeli küsimus. Tehnika ei puutu siin üldse veel asjasse. See on natuke raske valdkond Eesti oludes selles mõttes, et enamus Eestimaa inimesi on näinud meie kultusfilmi Viimne reliikvia. Ja sealt filmist on läinud käibele see ütlus, et meil lobisemise eest palka ei maksta. Et see on natuke keeruline koht, et kui tuleb nagu konsultant ja tahab lihtsalt lobiseda, arutada äriprotsesside, ärimudelite ja kõigi muude teemade üle, ilma et ta paneks konkreetselt mingit tehnilist lahendust lauale, siis sageli inimestel tekib see tunne, et tuli rääkis midagi ja ma pean raha maksma, et me saanudki ise midagi. Aga see on oluline samm selles mõttes, et kui see äriprotsesside, eesmärkide ja võtmeküsimuste kaardistamine on kehvasti tehtud, siis paratamatult järgmistes sammudes võib hakata see arenduskraavi kiskuma. Edasi on see, et mida mõõdad, seda juhid. Ehk numbrilised näidikud, mida need aruanded peavad näitama, tuleb paika panna. Edasi see, millest me rääkisime pilveteenuste puhul, ehk andmeallikate analüüs. Ja siin on see, et tuleb mõõta andmemahud, hinnata andmete kvaliteete ja teha selliseid eksperimente, kui me räägime pilveteenuste kasutamisest, et selliste mahtude, selliste protsesside juures, kui suur see litsentsikulu igakuiselt võiks olla. Siis on see sama infomudel, mis koosneb objektidest ja sündmustest, mis tabelitena on dimensioonid ja faktid. Ja kui see asi on ka paika pandud, siis edasi on juba, tuleb valida see õige tehniline platvorm ja sealt edasi juba arendusmeeskond ja hakata tööle. Nii et niisugune oli see minu tänane webinari ettekanne andmelao arenduste teemadel. Ja PIS ja Citera korraldab pidevalt ka hommikuseminare ja online'is webinare, mis jagavad teile tasuta infot, mida te saate oma äriotsuste tegemisel ära kasutada, nii et vaadake meie veebilehelt ja registreeruge ja tulge võtke igal pool osa. Mina tänan teid täna kuulamast.